elas kord sügaval laanes pelglik lohe. Ta oli umbes 10 elevandi suurune. Ta sülgas tuld ja tal olid pikad küünised. Ent see lohe pelgas kõike. Hiirt nähes hüppas ta ehmatusest kõrgele õhku. Ööküli huikamist kuuldes hakkas ta üleni värisema. Iga kord, kui ta metsa alla magama heitis, kartis ta kangesti, et sel ajal, kui ta põõnab, kargavad metsaloomad talle kallale. Ühel päeval nuusutas lohe parajasti lilli, kui kuulis mingit valjut häält. Seda tegid metsas mängivad lapsed. Lohe puges künka taha peitu ja kuulas neid sealt, süda rinnust tagumas. Ma pole kunagi varem ühtegi last näinud, mõtles lohe. Äkki nad on ohtlikud. Sel samal hetkel jooksid lapsed teisele poole küngast ja nägid seal kükitavat lohet. Lohe tundis nii suurt hirmu, et lasi kuuldavale koleda möörge, mis kajas terves metsas. Kõik lapsed jooksid ehmunult minema. Ainult üks väike poiss jäi paigale. Ta hüüdis lohele vastu. Aa! Lohet haaras selline kabuhirm, et ta hakkas nutma. Palun ära tee mulle haiget, anus ta oma tõrre häälega. Sa näed väga ohtlik välja. Poiss läks lohe juurde ja võttis tal küünisest kinni. Ma tegin ainult nalja, ütles ta. Minu nimi on Tristan. Tule meiega mängima. Tristan viis lohe oma sõprade juurde. Alguses oli lohe lastega rääkimiseks liiga uje, ent peagi mängisid nad kõik rõõmsalt koos. Tristan oli kõige vapram. Ükski puu polnud talle ronimiseks liiga kõrge. Ükski küngas turnimiseks liiga kaljune ega ükski oja ujumiseks liiga külm. Kuidas ma saaksin nii julgeks nagu sina, küsis lohe Tristanilt. Sa ei karda kohe mitte midagi. Sul on vaja sõpru, kes sind julgustavad, vastas Tristan. Tule õige koos minuga linna. Sa võid meie majas elada. Ent Tristan sikutas teda nii kaua küünisest, kuni lohe jäi nõusse ja läkski poisiga kaasa. Kuss, ütles Tristan, kui nad linna jõudsid. Linnapea ei salli müra. Kaks sõpra hiilisidki kikivarul mööda pikka tänavat. Lohe küünised krabisesid aga munakividel nii valjusti, et linnarahvas tuli vaatama, mis müra see on. Ärge muretsege, ütles Tristan linlastele, kes lohet kartsid. Ta on minu sõber. Tristan veenis lohet oma ema ja isaga kohtuma tulema. Sa oled meie majas teretulnud külaline, ütles Tristani isa. Ma olen talunik ning minu heinakuhjas saab sulle mugav säng. Niisiis läks lohe magama heinakuhja, kus oli palju mugavam kui metsa all külmal maapinnal. Võib-olla inimesed polegi nii hirmsad, mõtles lohe. Järgmisel päeval korraldas linnarahvas lohele tervituspeo. Linnapagar küpsetas sel puhul 100 imevaitsvaid kooke. Lõunasöögi ajaks pandi koogid linna peaväljakule pikkadele laudadele. Peaksid end ka linna peale tutvustama, ütles Tristan. Ta ei meeldi mitte kellelegi, kuna ta keelas lastel tänaval mängimise ära, aga tema vastu peab ometi viisakas olema, sest ta on linna kõige tähtsam mees. Linnapea oli lühikest kasvu ja pahura olekuga. Kaelas oli tal vägev kuldkett. Lohe oli nii tähtsa isikuga kohtumise pärast väga närviline ning värises üle kere. Kui ta pöidla ja nimetissõrme välja sirutas, et linnapea kätt suruda, raputas ta meest kogemata nii tugevasti, et too kukkus pikali. Nüüd paistis linnapea veelgi kurjem. Väga ebaviisakas on olla nii suur, purises ta. Vaata, et sa siin mingit segadust ei tekita.
Pagar pani kookidesse pistetud küünlad põlema. Puhu need nüüd ära, ütles Tristan lohele. Lohe hingas sügavalt sisse ja puhus küünalde peale, ent tema suust paiskuv hiiglaslik tuleleek kõrvetas koogid tuhaks. Vabandust, ütles lohe. Nüüd olid juba kõik tema peale pahased. Küpsetasin neid kooke terve hommikupooliku, hüüdis Pagar. Lohele oli see liig. Ta istus valju mütsatusega maha ja puhkes nutma. Pisarad purskasid ta silmist nagu paduvihm ning mõne hetkega oli väljak märg. Mõned ettenägelikud avasid kiiresti oma vihmavarjud, aga enamik linnarahvast sai läbi märjaks. Mul on sellest jamast villand, karjus linnapea jalgu trampides. Tristan, sina tõid selle koletise meie linna ja sind tuleb selle eest karistada. Ma käsin silul ja su perel linnast jäädavalt lahkuda. Linlased ahetasid, ent nad kartsid linnapead väga ega julgenud midagi öelda. Tristan oli nii rabatud, et temagi hakkas töinama. Kui lohe nägi, et Tristan nutab, juhtus midagi kummalist. Lohe sai väga vihaseks ja tema pisarad kuivasid. Ta unustas isegi hirmu. Ta ajas end täies pikkuses püsti ja seisis linnarahva keskele nagu torn. Siis sammus ta müdinal linnapea juurde ning tõstis ta oma küünistega üles. Ühtäkki ei näinudki linnapea enam nii hirmuäratav välja. Kuidas sa julged minu sõpradega niimoodi rääkida, kõmises lohe. Sul peaks häbi olema nii väikest poissi kiusata. Sa pole muud kui tühipaljas riiukukk. Enne kui linnapea jõudis vastata, viskas lohe ta õhku ja äigas ta oma sabaga lendu. Mehike vihises läbi õhu ning maandus Tristani isa heinakuhja. Ta oli nõnda kohkunud, et jooksis linnast minema ega tulnud enam kunagi tagasi. Nüüd, kus linnapea oli läinud, oli lastel voli linnas mängida, nagu süda lustis. Linnarahvas kinkis lohele suure särava kuldmedali. Lohe oli nii rõõmus, et otsustas koos Tristaniga linna elama jääda. Ja kui nad veel surnud pole, elavad nad seal tänapäevani.